versus Narrid. Stuudios on Ada Nelke ja Madis Räästas. Tere hommikust või tere õhtust. Täna me küpsetame Aadaga kuulsuse pirukat, milleks on vaja 1 kilogramm tähelepanu, 200 grammi paranoiat, 500 grammi emotsioone, 300 milliliitrit pisaraid, 250 milliliitrit musisülge, 100 milliliitrit seksi higai, 300 grammi viha ja natukene ebastabiilsust. Aada, mitme 100 kraadi juures me seda pirukat täna küpsetame? No ma arvan, et võiks siuke ilus. Vaata, kui ei tea, go safe, pane 200. Ja ma arvan, me küpsetame seda pirukat täna ka mingi tunnikene on ju, ja siis vahepeal maitsestame nende erinevate maitseaineid nagu malevaga paneme natukene juurde, villast paneme paarsada grammi juurde ja siis vaatame, kui maitseb see pirukas nagu lõpuks tuleb. Oi, ma arvan, et see tuleb imeline. No muidugi tuleb imeline, kui me kasutame juba 3. nädalat sama asi maitseaineid ja ma arvan seda, et alustame selle kõige ürtsikamaga. Mina ei tea, selles suhtes, et ma tahan öelda seda, et meie ei mõtle neid lugusid välja, millest me räägime. Teie teete seda, selles suhtes meie ei näita teid halvas valguses, heas valguses. Te teete seda meie jaoks, nii et meie räägime, mida me näeme ja lisame lihtsalt natukene, kui siis hästi natukene oma arvamust juurde. No nii, mis see Annika jälle tegi? Kuule, mul on siuke tunne, et Annika ei tea enam ise ka, mida ta tahab. Küll ei sobi talle uued kutid, vanad kutid, siis ta hoopis leiab kellegi teise. Paari vahetus toimus kõige alguses. Jaa. Ja Annika vaesekene jäi üksi. Minu arust. Ja siis toodi uus. Vaata, kui entusiastlik. Uus kutt, nagu laps ootas jõuluvana on ju. Kutt kõndis nii aeglaselt sealt nurga tagant välja. Nõme. See pidavat olema red flag, et ta tuli sealt nii aeglaselt. Kas saab veel aju vabamat vabandust leida? Annika, kas sa tahad, et mees tuleks kiiresti või? See oleks pigem red flag, kui mees tuleb kiiresti. Ja kuidagi talle see uus, ma ei saanudki nüüd aru, ta kohta Grete Paja ütles Leho. Leho oli ju. Leho ütlesid teised, aga mis siis nagu, mis Leho, see oli Leho. Leho, mis oli sinu arvamus Lehost? Selles suhtes, ütleme niimoodi, reklaam oli suurem, öeldi, et tuleb, on teinud mingeid seepikaid ja asju, töötanud teles, no järjekordne on ju Starvannabi on ju ikka kõrval. Ta jättis sellise lihtsa mulje mulle, et aga nagu naeratus oli suur on ju, ma mõtlesin, et temast on nagu potentsiaali, äkki ta segab kaardid ära on ju, aga... Tead, see on kõige suurem viga, mida külalised või uued tegijad, mina kaasa arvatud tegin, on see, et sa lähed saatesse, sul on pidu ja sa jood ennast täiesti täis. Ma ei nõustu sinuga, selle koha pealt vaata, sul on seal 6 täiesti võõrast, kes juba tunnevad 11 lausa 2 päeva ja need suhted on juba nii, need juured on nagu maasse raiutud on ju, peale 2 päeva, õudne. Ja siis tuleb see võõras linnuke sinna oksale ja siis mul on see tunne, et inimesed püüavad tõestada, et nad on nagu nende vääriline ja siis nad nagu tõmbavad üle võlli oma naljadega, oma käitumisega ja siis tõestavad, et ma olen sama cool, teadmata, mis tegelikult, milline nagu see vibe seal tegelikult on. Ja seda küll sa ikkagi üritad kuidagi enesekindlust kompenseerida selle alkoholi abil, aga pea piire. Kuskilt maalt sa ju tunned, et võiks klaasike, minu reegel on see 2 klaasi alkoholi peale klaas vett. Sa püsid purjus, sa püsid funnina, sa ei muutu labaseks ja sul ei ole homme paha olla. Ma seda nüüd ei ütle, et seal peab nagu iga 2 klaasi tagant, aga kui sa nagu, once again on ju, kui sa ütled, et sa ei tarbi ja sa oled esimene, kes nagu kõik pudelid tühjaks joob, siis on nagu, sa reklaamid ennast inimestele kuidagi valesti. Et ma arvan, nagu see oli vale märk. Ja see, et ta seal lõbutses, see oli minu arust nagu fun, et pigem oli see, et see oligi ju kellegi sünnipäev, see oli Siimu sünnipäev. Et
laske vabaks ja siis nad on ikkagi nagu orad perses seal, ära tee seda, mul läksid kulmud märjaks. Milleks? Et sellest inimene tahtis lõbutseda, näidata, kui ta tore on, lasta ennast täiesti vabaks ja siis aga see oligi, see saatejuht ütleski, et laske minna. Jah, seda küll. Aga kas see lause jäi sulle kõrvu, mis see oli põhimõtteliselt Annika esimene lause uuele kutile? Kui sa kellegiga tatti hakkad panema, siis tule ja ütle mulle enne. Jaa, selles suhtes, et Annika paneb, Annikale see kutt ei meeldi, seda on aeglane on ju, ja siis see kutt valib Annika on ju, ja siis reeglid on järgmised. Kui sa minuga tahad koos olla, siis sa ei tohi vaadata vasakule ega paremale, sa pead ainult vaatama mind, sest sina oled kaamera ja mina olen saatejuht. Sa ei tohi kellelegi musi teha, sa ei tohi mitte midagi teha, sa pead ainult ülistama selles suhtes, Annika, let it go. Aga ma ei saanudki aru, kas ta ütles seda nagu naljaga seekord või tal oli päriselt see tõsi taga, et kui sa siin hakkad trikitama, siis tule ütle mulle. Mis oli eriti naljakas see, kui see Leho küsis, kas suurt armastust oli ka ja siis Annika ütles, jah, oli küll ja näiteks Xavieri poole või mingi situatsioon. Suur armastus ja siis, kui see solgitaru uuesti lahti tegi, sealt tuli ikka sellist paska suust välja. Täiesti uskumatu. Kuidas sa ei saa paari päevaga üle, uus inimene juba majas, ära näita talle oma kreisid poolt kohe nagu. Ma ei saa aru, kuidas, mul on siuke tunne, et ta oli väga kõrvuni armunud ja ta sai väga haiget ja sellepärast nagu tal tekkis siuke suur vihane mitmepäevane emotsioon, aga siit küsimus, kuidas sa saad paari päevaga nii ära armuda? Ma ei tea, igatahes väga veider ja siis ta ütleb, et ma ei armasta draamat. Jaa, halloo! Selles suhtes, et see oli küll väga-väga vale reklaam. Tead, Xavier hakkab selle Annika draama keskel vaikselt mul lemmikuks sama. Ta on nii unbothered lihtsalt. Ta istub oma ette, kuulab, itsitab seda Annikat jälle lõugu lõksutamas. Tal on chill, ta on lihtsalt happy to be there nagu. Ei, tõesti selles suhtes, et Annika lihtsalt nagu kütab, ma ei saa aru, miks nagu, anna minna. Ja siis see vaene Siim, mul on kõige rohkem, sa oled näinud, kuidas kõik mehed on kõrvetada saanud ja siis sa plaksutad, kui sa valid Annika kõnni eemale. Selles suhtes, sa näed, kuidas ta käitub seal 3. päeva või 4. päeva järjest. Ja selles suhtes see proua nagu kõik maskid maha võtnud. Siim ei oleks Annikat valinud, ma arvan, kui ta teaks, et Maarja-Liis hoiab tal tegelikult silma veel peal. Jaa. Maarja-Liis hoiab kuidagi 2 rauda tules. Aga samas see date tal selle Gabrieliga oli nii ilus. See oli tõeliselt armas date, aga mina mõtlesin, et kui mina oleks pidanud nagu sellel date'il minema, ma oleks reaalselt nutnud, oksendanud, ma ei tea, mida ma kardan paaniliselt kõrgust, ma poleks sinna söögi ja joogin üles jõudnudki, ma oleks ära minestanud ja sealt alla veerend ja olekski saatel lõpp peal. Et julged inimesed siukest, kujutate tuul, see kõik kõigub seal ja siis üritati talle musi teha ja nii leebelt andis korvi. Minu arust seal, kui nad oli nende kärude otsas ja siis nad korraks seisma, et seal oleks võinud musi olla. Seda musi ei juhtunud ja siis nad lähevad seal tornis filmivad 11, võib-olla tegid OnlyFansi, ma ei tea. Ja siis nad ja siis ta küsib, kas see oleks õige koht musi jaoks? Ja siis Gabriel ei teadnudki nagu mida ju öelda kohe selle peale. Kas sulle see küsimus tundus sellena, et nüüd sa võid, tule? Või oli lihtsalt küsimus? Sest mulle tundus see selline, et ma enne andsin korvi ja nüüd ma pakun, et mis sa siis arvad, äkki sa tahaksid musutada? No ma ei tea, selles suhtes kaamera oli käes, et võib-olla see mõtles, OnlyFans alustame musitamist ja sellest saab pärast 2.50 küsida. Neil kuidagi, mul on natuke Gabrielist kahju nähes siis neid Maarja-Liisi pihikaameraid, et kuidas ta ütleb, et mõni hetk kerib ja teine hetk ei keri, on liblikad, ei ole liblikad, et Gabriel on täiesti armunud juba. Ta oleks valmis pere alustama ja 3 last tegema kohe. Aga Maarja-Liis, ma ei teagi. Ta nagu, sorry on ju, ma ei vihka naisi, aga järjekordne vaata ei suuda otsustada.
ta annab mulle täpselt seda vibe'i, mida ma endale andsin esimeses Rannamaja hooajas, kui lõpuks Kristo hakkas mul kopa ette viskama ja sa pead head nägu tegema. Kui nad autos tagasi sõitsid, ma olin täpselt samasugune. Sa vaatad kaugusesse, su silmis on kurbus, aga sa pead olema siuke esindatav ja rõõmsameelne välja nägema, aga ta kehakeelest sa loed kohe välja, et pikka pidu mina neile ei ennusta. Ja mul just neil tunne, et nad jäävad nagu kauemaks, et selles suhtes, et võibolla aega on vaja vahele. Ja võibolla on vaja näha, et võibolla mujal ei olegi, võibolla see Siim ei olekski nii palju parem, vaata, sa ikka tahad, see on teadmatus, äkki sealt tuleb hoopis midagi muud, aga kui sa räägid, et sul on siuke sügavam teema juba ja kuidagi mõistate üksteist, anna minna, laske asjadel kulgeda naturaalselt, et ega ta nüüd ei pea hakkama perelooma seal kärjes. Võtkegi niimoodi samm-sammult ja minu meelest nad sobivad väga hästi, nende keemiat on näha, aga lihtsalt on ka näha seda, et Maarja-Liisil natukene on selline, võibolla ta nüüd näeb, vaata, et Siim sai Annika, väike kadedus, enne oli Siim vaba mees. No, kui teine naine ikka võtab sinu mehe, siis ta tundub, või mitte sinu mehe, aga mehe, kellega sa oled enne paarsad, see mees tundub kordades atraktiivsem, kui teised naised ka teda nagu vaatavad selle pilguga. No mina ei tea selles suhtes, ma ootan vulkaanannikat 3. kui võibolla purskab järgmises. Aga ma arvan, et ta rahuneb maha millegi pärast. No see ei ole normaalne, et sul 5 päeva kestab see viha ju. No kaua teil naised päevad kestavad? No siis on oodata pikka piduna. Ja siis see Annika, mitte Annika, vaid see Kristi on, nägi uue kuti ära, tahan, ööseks panen käpa peale ja siis mees natuke enam ei taha, et Ja sul on palju enda tõestamist teha, tõmbas nosu täis, anna talle nüüd terve kaine päev ja vaadake, mis nagu juttu ta normaalselt ja kainelt räägib, et liiga kiirelt lükatakse nad kõik kuidagi siuksesse musta patta seal. Ja, sest Kristjan ju käitunud nii ilusti, ei ole jooksnud seal trussikut kannika vahel, ei olnud joonud tema tilkagi alkoholi, ta istub seal ja koob kindaid kõik see aeg, Ma ei tea kah, mis neil seal toimub. Ma arvan, nad on kõik päikse selle piste saanud ja natukene hullumas. Aga mind kõige rohkem hämmastab see, nad joovad öö otsa ja siis on hommikul üle ja ehitavad. Ma ei saa sellest aru, kas neil on visioon nii selge, et nad aamrist mööda loomulikult see ehitusekspert ütles, et lauad on viltu nagu värvitud. Aga mida ta eeldabki neist? Minu jaoks on see üldse suure küsimuse ja küsimärgi all, et kuidas nad on maganud võibolla 3 tundi pidutsemise keskel, pooled neist ärkavad kindlasti veel purjus ja siis nad pannakse sinna kõrgustest haamritega ja ma ei tea, saagidega tegelema, et see on ju nagu terviserisk, see on ohtlik. Anna lapsele tikud, vaata. Oi, nagu... nii kaua see saade kestab, kuni üks õnnetus juhtub ja ma ei usu, et see õnnetus siin tulemata jääb. Loodetavasti ei tule, aga mitte võib-olla selles ajas. Mingi hetk tuleb seal midagi, kus keegi on liiga täis ennast joonud ja paneb haamriga endal sõrmepuruks või ma ei kujutagi, et kukub tellingutelt alla. Või kui Annika ei taha, kellele lauaga virutad, siis on ka see tööõnnetus. Võt nii, aga jätame nad sinna maja ehitama ja lähme tähestikulises järjekorras edasi, sest me ei saa ju retseptist mööda vaadata. Ja siis on meil Rannamaja. Oh God, Jesus Christ. Ma ei tea nagu... Ma ei tea. Ei meeldinud see episood? Ei, ma sellest mõtlesime, äkki me trükime ülejäänud episoodi ja nagu telefonis. Et nii igav või? Ei, mitte seda, aga sellest on nagu ehe näida seda, kui nutisõltlased me tegelikult kõik oleme. Ja, seda küll. Ja see, kuidas tehtakse nii suurt draama, et telefoni peab päevaks ära andma. Issand, jumal, naudi seda. See on su ainukordne võimalus elus midagi sükest teha. Jah, telekas lolliks. Teist korda sind enam kutsuta enam kuhugi. Et ma ei tea, pane see telefon käest ära, naudi hetkest. Ja, aga samas vaata, kui nad pidid seal see Kaspar nagu flexi, once again on ju.
musklid. Ja peale sellist eelmise nädala kogemust sinuga MyFitnessis, siis ma ei fleksi enam mitte kuskil, mitte kunagi vaata selles suhtes, et ma isegi ei võta rahvas enam sokki jalast ära. Isegi varvast ei. Kui keegi huvitab, siis me käisime Aadaga MyFitnessis, käisime lihtsalt kontrollimus oma kehas. Ja siis lahkudes treener rõõmsalt lehvitas, ütles, et ilusat trenni teile. Mitte seda, et me oleksime paksud ja koledad, aga ütleme, et parem oleks, kui läheks trenni. Jah, niimoodi tehti meile selgeks. Nii, lähme tagasi nüüd nende Rannamaja rosinate juurde. Kui on mingi pohmaka sprei reklaam, terve fucking saade. Neil vedeleb seal pohmaka sprei laua peal. Kas ei ole libesti? Ei, see on mingi pohmaka sprei, mida nad vahepeal näed, kus suhu lasevad. Seal laua peal vedeles, kui nad ärkasid hommikul. Vedeles pohmaka sprei. Seal oli mingi midagi vitamiin peal kirjas. Issa, ma ei vaata. Kui obvious product placement lihtsalt. Ei, no selles keegi peab ju selle kinni maksma. Jah, no väiksed influenceri kutsikad tulemas sealt ju. Ja võib-olla mõnel on juba 300 jälgijat, God knows. Oh my god. Uhke värk ja peale saadet on neid rohkem. Ja nagu sa rääkisid, et Kaspar fleksib seal oma nende lihastega või teeb pilte. Ei no, et selles suhtes treenitud kehad, et kindlasti kellelegi meeldib vaadata. No aga mitu rauda tules, et kui Britaga midagi välja ei tule, saab kodulinna tagasi minna ja teine Pihv ootab, kellele vahepeal pilte saatnud. Oh god, no Kaspar on selline. Kas sa paned tähele, et Kaspari puhul on hästi naljakas see, et alati kui läheb mingi nagu teidi jutuks, kui keegi räägib mingi see oma elukogemuse, nagu Cassandra räägis, ta on seal trennis käinud, seal trennis, järsku on Kaspar seda samat asja teinud. Ja. Ta peab nii samastuma. Et selles suhtes, et Cassandra käis kusagil kickboxis, thai-boxis ja et ta on iluvõimlemis, Kaspar oleks kohe iluvõimlemis trennis käinud on. Ja siis mõtlen, see noor käis 50 € per kord trennis või? Ja treener ei näinud potentsiaali. Jah, vaevalt ta seda raha ise maksis on ju, võib-olla ta läkski sinna, ma ei tea, lolli mängima vanemate rahakoti kulul. Aga once again ta ütles, nagu Kaspar oli ka natukene nagu shady. Mulle meeldivad tüdruk, kes käivad jõusaalis. Aga võib-olla Cassandra on elukutseline kangitõstja ja ma ei saagi sellest aru, et kui sa käid jõusaalis, siis sa oled instantly tervislik või fit või kui sa oled peenike, siis sa oled instantly tüdruk, kes käib jõusaalis või hoolitseb oma kehast. Kui palju ma tean suuremaid tüdrukuid, kes tõstavadki haigelt jõudu, söövad nagu toorelt normaalselt toitu on ju, ja siis sa võtad mõni peenikene ju ei tee mitte midagi. Kokaiini dieedil. Kas kokaiini dieedil või Coca-Cola dieedil, Coca-Cola Zero muidugi, sest mujal on kalorid on ju. Ja sööb päevas 2 sampsu ja püsib niimoodi nagu peenikesena, et kuidas on see, et peenike võrdub tervislik? Ma ei saa sellest aru. Ei, see ei ole ja mõeldes ka peenik inimene käib trennis selles suhtes, et on inimesi, kes lihtsalt näljutavad ennast ja siis ütled, see on nagu tervislik eluviis. Siis selline sõnum nagu sellises saates jätta, see on nagu shady. Et... Pigem ütle, et sul on preference, mis sulle meeldib, mis ei meeldi ja et Cassandra ei ole sinu maitse. Sa ei pea niimoodi hakkama, ma ei kannata seda, ma ei kannata. Ma arvan, et Sven ei ole ainuke, kellel on seal pähkli suuren aju, ma arvan, nagu neil kõigil, kes on seal poistel on natuke see pähkli suuren aju, kui kogu asi käib ümber fitnessi. Et selles suhtes, et aga selles vanuses ongi, et see visuaalne ilu on vist natukene tähtsam on ju. Aga kui sellest nagu pähklis saab ükskord mandel, võib-olla siis hakkab ka nagu mõtteviis nagu muutuma. Aga nii see kahjuks on ju, see saade on üles ehitatud visuaalselt inimeste, Cassandra ei ole isegi paks, ta on nagu, ma ütleks, keskmise suurusega naine. No mis, ma ei tea, ma lähen nii keema sellest, sest mina kaalusin Rannamajas 67 kilo, mis on 10 kilo vähem kui praegu. Ja mind sõimati paksuks vaalaks, ma ei tea milleks, sest mu kõrval olid tüdrukud, kes olid peenikesed. Sorry, ma mõtlesin neid kommentaare anonüümselt jätta.
et nagu ma olin 67 kilo, ma olin tervislikus kaalus ja ikka möllisetakse. Eesti mõttes, kui sa ei ole piits peenike suurte silikoontissidega, siis sa ei ole naine, sa ei ole ilus naine. Kurb. Jah, kurb. Kes meil, ja siis meil oli need ju, Kristina ja Eerik käisid ju teidel, selle paadi teidel. See sõud, mida oli siin oleks vaja muusikat, see, kuidas need ringiratast käisid, no see oli puhast tsirkus. Ja once again, nad räägivad jälle unenägudest. Mis värk sellega on? Et kas see on mingi selline selgeltnägijate asi, kas me peame selgeltnägijad vaatama hakkama, kuidas unenäos asjad toimuvad? Tead, ma ei viitsinud isegi seda kohta väga vaadata, kui nad teidil olid. Ma kuulsin ainult, et Eerik räägib midagi, et ta kartis koera ja unes ütles koerale mine ära ja siis ta sai sellest hirmust üle, et no... Minu arust koer ammustas ka teda. No ma ei tea, see oli kõige igavam date ever ja siis neil oli küsimus, et mis on sinu meelest kõige igavam date, siis ma mõtlesingi, Madis, ma küsin, mis on sinu ideaalne date ja kõige kohutavam date? Minu jaoks kõige ideaalsem date oleks jalutuskäik õhtusöögiga. Kuskil ilusa päikseloojanguga vaatega? Ei, see ei pea olema Hollywoodi klišeed, ei taha, lihtsalt lähed inimesega jalutama, sest sa saad jalutada ja vahest nagu osata date'i kõrval ka nagu vaikuses olla, nautida neid samu hetki, et minule meeldib selline vibe, aga öelda, et kinodate on igav on nagu hästi halb, sellepärast minu arust on see just, et kino nagu ühendab inimesi ja peale kino sa saad inimesega rääkida muljeid. Ja muljeid, jah. Et see ongi see, et te vaatate on ju filmi ära, lähete, istute maha ja räägitegi kinost. Aga esimeseks teidiks ma ka ei võtaks kino. Ei, kindlasti mitte. See peab olema jah, kuskil kui te olete juba 2 korda väljas käinud, lähme kinno ja pärast lähme ma ei tea sööma. Ja siis selle söögi kõrval saate muljetada ja plaanida järgmist teiti. No, aga mõni on ka peale esimest teiti kohe rasedaks jäänud. No, ma ei tea, kas see on date või tööõnnetus. Jah. Aga selles suhtes, et öelda, et see date on halb, siis no muidugi, kui sa lähed mingit multikat vaatama, nad ei saa ju kangemaid filme vaadata, nad on nii vanad. Jah, et see date jäi kuidagi minu jaoks veidi kesiseks, et mis nad õljuvad seal vee peal, paneb Kristina üldse sõudma, on ju. Et Nad tassisid teises osas mees ka, vaata, nad ise ei tahtnud. Ma ei tea, jah, mis need mehed seal teevad ja siis kas Sandra ja Kaspar läksid teidile? No, ja siis nad rääkisid trennist jälle järjekordselt, mis nad trennis on teinud. Ja siis Sven ja Brita käisid teidil. Mul on see Sven on nagu peksa saanud kutsikas, kes ei oska nagu pere nagu juurest ära minna. Ta ikka üritab seda Britat taga ajada ja Brita räägib, et ta on pähkliaju ja mida kõike on ju. Ja siis Brita ütleb umbes, et sa pole ju mulle kordagi nagu öelnud või midagi, et ma sulle meeldin. Ta näitab tegudega. Ta viib sind teidile, ta korraldab sükse pikniku. Ta on solvunud või kurb, kui sa tahad temast lahti saada, et kui selgemalt mees oma kehakeelega veel saab sulle selgeks teha, et ma tahan sind. See on võiks natukene rääkida ka. Mitte peale seda, ma valisin sinu. Ja seda küll, et... Ja ma ei tulnud siia naist otsima. Ja siis ma jää magama. Seekord ta magas mullivanni või seal tünnivannis. Ja Brita ja Sven, minu meelest nad algust peale ei sobinud. Üldse ei sobinud. Aga mis sa teed? Ainuk ilus tüdruk, keda ta tahtis, oli Brita sealt on ju, siis sa pead ikkagi pushima. Aga Brita ütles seal, et tead, et mina ei ole üldse arg, aga samas kui mulle keegi väga meeldib, siis ma olen ka shy ja nagu vaikne ja häbelik. Aga äkki sa lihtsalt meeldid Svenile väga ja ta on veidi shy ja häbelik. Ka õige, et... Kuidas sa ise võid ühte teha ja siis sa teisel teed maha, kui ta seda teeb? Jaa, ma olen täiesti nõus sinuga selles suhtes, et kohe, kui ei ole sinu moodi, on valesti ja meil on üpriski nagu käituvad niimoodi. Aga minu jaoks on suurem küsimus, mis sa arvad, mis on järgmine koht, kus Sven magama jääb? Kas meil seal on veel kohti seal majas, kus võiks nagu mitte magada, aga Sven jääb magama? Ta on nüüd rõdul maganud. Potti kallistades pole veel magama jäänud? Ja ta on tünnivannis, ta on diivanil maganud, ta ei ole veel köögilaua peal maganud. Et selles suhtes me kindlasti Brita Kaisus ei ole. Brita Kaisus ka ei ole, see oleks suur üllatus, kui see oleks.
aga noh, Brita Kaisus oli lõpuks keegi teine. jah, Pisike Kaspar. Kassu poiss. Huvitav, kas ta ütleb ka, et no, järgmine kord, ja mul oli suhe Britaga, noh see kestis umbes niimoodi 2 tundi, et me esimese tundi vaibisime ja siis 3. tunnil saime aru, et me lähme lahku. No arvatavasti midagi, sest ma ei tea ja ta on nii samastuja siukses kuidagi rollis, et no natuke piinlik hakkab, kuid sa ei pea kõike maailma asju ka läbi olema proovinud. Keegi ütleb, jaa, ma olin kuradi heroiinisõltlane, mina ka. Kuule, kas sa tahad midagi veel öelda Rannamaja kohta või lähme vaatame, mida meie peaminister teeb, endine peaminister teeb? Liigume selle endise peaministri juurde. Ma ei jaksa ära kiita, Jüri ja Ines nägid jälle nii ilusad välja. Ja mul on siin suurelt kirjas, Ines läheb iga osaga kaunimaks. Ja mulle meeldib see, et 2 osa on olnud, me räägime, et on juba 700 osa olnud, et juba 2 saate jooksul need Ines saatejuhi kostüümid on nii erinevad, et ja see nagu kogu aeg läheb ülespoole, et see stilist, kes nagu Ines riidesse paneb, et noh, sellel peab olema nagu väga hea Inese kehatunnetus, mis Inesele nagu selga sobib. Ja see mängumaa, mis nagu Ines pakub talle, on nagu väga põnev jälgida. Aga kas sa paned tähele, et nende 2 saate jooksul neil on olnud vähemalt üks asi, mis on sama värvi, nii et nad matchivad alati, Jüri ja Ines. Seekord oli Jüril oli kas lips või alussärk või miski oli selline täpselt sama värvi tumesinine nagu Inese kleit. Vabandust, ma olen nii vana, mul on veel mustvalge telekast kodus. Ma jään oma ajastus vaata. Nad on kuidagi nii ilusti matchima pandud ja no super. No, ilus paarike, nemad võiksid koos tantsida. See oleks vinge. Tahaks näha. No nii, võtame siis ette meie tantsijad. No nii, Villem Trillem ja Greta Tead. Nad kuidagi hakkasid mulle väga meeldima sinna maale, kus Villem hakkas räppima lava peal. Jah, järjekordselt, see ei ole laulusaade. Jah, et kas sa tulid oma uut singlit promoma sinna või sa tulid heategevuseks tantsima? Heategevuseks tantsima. Kuigi ütles, see oli hea laul ja natukene liigutusel sammud olid sassis, aga nagu üldse nagu mingit muljet ei jätnud, sellepärast ta hakkas seal laulma ja mulle ei meeldinud see. Jah, see laulu osa mulle ka ei meeldinud, kuigi mul on siin paberite peal kirjas, et nad hakkavad kiirelt mu lemmikuteks saama, sest nende vaheline keemia õhkub nagu telekast minu tuppa. See on ilus. Nad on nii nunnud. Ma juba ootan, millal nad lapsed saavad. Lapsed. Nii, siis see 70-aastane Tuhka-Triinu ja tantsija Kadri. Kadri ja Maerold, jah. Et selles suhtes, et ta nägi tõsiselt välja nagu 70-aastane Tuhka-Triinu. Jaa, Tuhka-Triinu vibes oli küll ja täpselt see krunn, see kleidivärv, kõik, see oli kuidagi nii. Ja mulle meeldis see, et kõik, mitte kõik, aga enamik naistantsid olid kõik kivis. Selles suhtes neil olid neid kivikesi pandud igal poole. Ma mõtlesin, et sa mõtled hoopis midagi. ei, sest igal pool olid, Kadril oli kivikestest tehtud kaelage ja siis teistel tüdrukutel olid need kivikesed juustes ja igal pool, et noh, kõik olid kivis. Ainuke asi, mis mulle selle etteaste puhul meeldis, oli lauluvalik. Jaa, see oli ilus. Kahjuks sellega see piirdus. Ja mul, ühes kohas ma tundsin see, kui ta Kadri sülle tõstis, ta ei tõstnud oma tantsupartnerit sülle, ta oligi tunne, ta tõstis oma vanaema sülle, et lähme nüüd tantsupõrandalt ära, sa oled tantsinud juba pool tundi, et lähme panema su nagu sinna tagasi. Siis Ukraina esineja Ruslan, mulle meeldis see, mis poosis ta intervjuu andis. Ta oli seal kõhuli niimoodi nagu... jalakesed oleks ka võinud veel käia. Et noh, mis poosis me intervjuu anname, istume tooli peale või me peame ütlema, istume sinna Alma toolide peale, sest produktsioon placement, see on nii kogemata sinna pandud on ju. Ei, oleme kõhuli, oleme vallatu. Once again, jälle laulis kaasa. Jaa, jälle laulis kaasa ja see nii häirib mind. Ma saan aru, sa oled laulja. Jaa. Pluss see taustalaul. See oli ta enda laul, ma oleks nagu Külasimmanile sattunud. Teab, selle Eesti muusikavooru puhul mul oli see, et
palun ärge võtke mingit laul, mis mulle nii väga meeldib ja siis ta solvertate selle halba esitusega ära ja siis ma nagu olin nagu Jüri Nael palvehelmed käes. Ei tuleks seda laulu, ei tuleks seda laulu, ei tuleks seda laulu, ei tuleks seda laulu. Ja mis oli Jüri nende palvehelmed? Ma ei tea, ma mõtlesin täpselt sama, et tal on nagu, ma ei teadnud, need on palvehelmed, ma mõtlesin, see on mingi rosary või midagi öeldakse inglise keeles, on ju, et kas ta üritab kurje vaime eemale hoida või... Ma ei tea, ja ta rääkis väga palju, nendest palvetest ei olnud üldse kasu vaata. Kas sa nägid, et saatejuht Jüri püüdis takistada žürii Jüri rääkimast liiga palju? Ja. Et, ja vahepeal need žürii Jüri jutud läksid nagu räägime nüüd tantsust ja me oleme juba otsapidi kusagil linnahalli katusel, teeme hundiratast kusagil korstantsas. Et oleks võinud natukene olla sellist kuidagi nagu konkreetsemat asja. Ma saan aru, et sa tahad mingit taustalugu teha asjale, tuua mingid võrdlusi, aga siis need kuidagi venisid ja siis ta nagu läks ja siis mis mul juba kaotas juba järg ära ja siis mõtlesin, et kuulge, anke juba punktik kätte. Jah, ta on väike lobamokk, aga samas, võrdlusi on tore tuua. Jaa. Brigitte ja Robert. Ausalt või? No, et ausalt. Mul on selline tunne, et Robertile ei meeldi Brigittega tantsida. Ja mul on just vastupidi siuke tunne, et ta on poiss, kes kiusab, sest talle päriselt meeldib. Mul on see tunne, et ta ei taha sellega olla, sest et Brigitte nagu nõuab natukene liiga palju tähelepanu, mis võtab ära selle aja, et tantsida. Ahaa. Et selles suhtes, minu silmis see peab, ta tundub, tal on nagu nii ebamugav seal Brigitte kõrval olla. No jaa, natukene, ma saan aru, millest sa räägid, aga minu silm naisena nägi seda täpselt nii, et öeldakse, et kui kiusab ja on siuke, et siis meeldid, et äkki tal on nagu, vaatab, et Brigitte on tead ilus naine ja meeldib ja siis ei oska võib-olla hoida ennast kuidagi nii-öelda. No ma ei tea selles suhtes, et see kohutavalt feikasti. No meil on siin trennis kõik hästi, see tähendab, seda seal trennis ei ole kõik hästi. On ju. Ja samas ma tunnengi see, et see energia, mida see tantsuõpetaja paneb, seda ei võeta sellisena vastu, nagu oleks vaja, sest ikkagi, vaata, see on nagu võistlussaade ja kohati jääb mulje, et Brigitte on seal pigem oma tähelepanu pärast, mitte selle pärast, et õppida tantsu ja tegeleda hea tegevusega. Et see on ikkagi see, et see ei ole vallaline kaunitär, kus ta saab särada. Et seal on vaja tööd teha ja ma arvan, et Brigitte ei pane seda panus sinna tantsu nii palju sisse, kui see tantsupartner temast ootab. See on nagu, see on selle põhjal, mida ma nägin telekast. See ei ole midagi muud. See on minu isiklik arvamus, sellepärast ei ole vaja mind kohtusse kaevata, mind õhtulehes võlla tõmmata, mina isiklikult arvan nii. No tead, isegi kui neil ei lähe seal tantsutrennides nii hästi, siis minu meelest nad kärrivad ikkagi piisavalt hästi välja selle seal tantsuplatsil, et mulle tants meeldis. Brigitte painutati küll seal natuke nagu mingit Barbi nukku pandi niimoodi, tead, seisma ja olema, aga kuidagi, ma ei tea, no mulle meeldis. Okei. No kui sulle meeldis, siis sulle meeldis, ma ei saa ju sulle vastu hakata. Ja PSH muudab Jüri heteroks paistis. Jüri pakkus seal lapsi teha ja... No selleks need palvehelmed on, et seda juhtuks. Nii, Jussi esitus oli super lahe. Hästi energiline. Ta nii meeldib mulle. Hästi energiline, lõbus. Ja. Huvitav, mis mööblifirma neil sponsoriks oli, vaata? No ma ei kujuta ette, aga mopp oli veleda. Selles suhtes, et käisin, vaatasin IKEA ja Aatriumi läbi ja ei leidnud neid tugitoole ja voodeid seal, et väga oleks tahtnud, et väga mugav oli seal. Jaa, no äge, et nüüd hakatakse võtma siukest nagu propse ka sisse ja tehakse siukest mängulisust ja no see oli äge, see 50ndate stiil, mis neil oli, see nagu õlitatud mootor oli veel puudu, Grease style. Ja õnneks on see, vaata just see füüsiliselt nii heas vormis, et ta suutis nagu lõpuni välja tantsida, et see mul meeldis, et seal on hästi hea dünaamika, nad on mõlemad hästi energilised
ja nad on mõlemad nagu õnnelikud ja neile sobib see ja väga hea paar. ja kihvt, energiline, ilusad inimesed. I like, nad on siiani mu lemmikud. Birgit üllatas. Mul on Birgiti kohta kirjas ainult üks asi. Kleit oli ilus ja nad on nunnud. Mul on kirjas ilus ja igav. Jah. Aga tegelikult skandaal ei ole selle ümber, skandaal on selle ümber, et Tanja annab sõbrannale liiga palju punkte. Annab või? Ei, see oli, sa ei loe Kõmulehti, okei, nüüd on see klats on ju, mina lugesin seda lehest on ju, et kuidas saab anda Tanja Birgitile punkte, sest nad on ju kohutavalt head sõbrannad, nad on kusagil mingis bändis koos ja siis väidetavalt oli Tanja andnud esimeses saates Birgitile kõige kõrgemad punktid. Ja nüüd siis Tanja võttis lausa seal saatest sõna, et räägitakse, et mul siin saates teisi sõpru ei ole ja siis ta andis kuidagi Birgitile madalamad punktid. Issand jumal. No issand jumal. Sa ju annad punkt selle järgi, mis meeldib. Äkki meeldibki esitus nagu... Anyway, põhimõtteliselt Tanja natukene lükati nagu tõmmati võlla, sellepärast, et ta andis Birgitile nii kõrged punktid, kui nad on koos mingis bändis ja laulavad. Või äkki andis sellepärast, ta lihtsalt meeldis? Mina annaksin ka. No, ta on valitud põhjusega sinna. Ja selles suhtes, et no, sa toetadki oma, et su sõber jõuaks kaugele ja areneks selles suhtes, et sa ikkagi, minu arust on see väga tore, kui sõbrad toetavad üksteist ja mitte ei tõmba nagu vaipa neile alt. Ja et sa peaksid nagu kuidagi näitama, vaata, iga asjaga on viga. On viga, kui annab nii-öelda liiga palju punkte, oleks viga, kui annaks liiga vähe, siis ta mingi sõbrannale nüüd meelega ei anna liiga palju või mis iganes, et no sa ei saa kuidagi rahvast nagu täielikult rahuldada. Ei saa. Eriti Eesti rahvast. Jah. Ükskõik, mis sa teed, alati midagi valesti. Nii et Tanja anna täpselt nii palju punkte, kui su süda ihkab. Ja, anna meile ka paar punkti. Anna meile ka, sa oled nii nunnu. Nii, siis Jüri. Mulle meeldis see, et noh, loomulikult ta on jälle vigastanud, on ju, ta on jälle sõjakangelane, ta on nagu Eesti sportlane, on ju, võistlustel läheb halvasti, treeningutel läheb hästi. Ja siis ta rääkis see, et ta ka tööajal teeb nagu tantsusamma ja siis kujutad ette, nüüd Jüri Ratas istub Riigikooris, tša-tša-tša, rääkige valitsuses, tša-tša-tša, 1, 2, Kaja Kallas, energiakriis, 1, 2, tša-tša-tša, 1, 2, 3, 4, Valsikene, Helmekene, räägi, kus sa protestid, 2, 3, 4. Kujutad ette, et seal Riigikogu eest ansib seal poodiumi peal ja samal ajal juhib seda hullumaja. Ma ei tea, miks. Ta mulle nii meeldib. Ta on sümpaatne. Tead, mis vibe ta annab mulle? Need Ameerika filmid, kus mingi Adam Sandlerid asjad, isad on kokku pandud. Nagu näiteks Grown Ups. Pane Jüri Ratas sinna Grown Ups filmi. Perfektselt sobib. Ta on süke dad vibes, veits süke awkward, 2 vasakut jalga, aga pole hullu, ta on nunnu ja ta on naljakas. Ja, aga olgem siis kausalt, ta oli sellisest... neoon Keskerakonna värvides. Kas sa tunned, et see on mingi selline varjatud poliitiline kampaania enne valimisi? No, muidugi, kõik asjad on mingi tagamõttega tehtud. Kuidagi sa ju pead, nii nagu Villem läheb laulab oma laulu ja võttis päkiks oma laulu. Täitsa võimalik, et mingi tagamõte, aga no see rippuv lips... Mis kellel sa meelel? Nii. See rippuv lips natuke häiris mind. Nii, ja siis Ülle, kes need oma tantsupartneris voodis amelesid. Yeah. Suruti seal proovides niimoodi vastu seina, et no kohe mõtlesin, et kas ma peaks kanalit vahetama hakkama. See oli ka selline kerge fetiš, noh jälle OnlyFans. Kõik teevad Eestis OnlyFanse, aga väga ilus oli, ma olin täiesti sõnatu. Jaa. Ta on väga näha, et süke, ta veab kõik välja, mis ta teeb. Ja võrreldes, milline seksbomb ta oli eelmises saates ja nüüd, kui väärikas ja ilus, see oli hästi ilus. Ta on näitleja. Ja see, mis kilometraažid, ta sõidab läbi Eesti, et õppida seda tantsu, see on ka nagu noh. Võt see on selline asi, mida kohutavalt hindad. Ta tahab seda saadet teha, ta pingutab ja leiab selle aja. No, ja saate lõpuks oli Tuhka Triinul pall läbi. Kadri läks kohe.
Kadri läks koju Määroldiga. Tead, ma ennustasin, et nad lähevad koju Päriselt, varakult kohe alguses, sest et Veamäe Kihlaid lõpuni välja käärivad tuntud inimesed, kes on nagu tõeliselt väga tuntud. Mitte, ma arvan, et Ruslan läheb mingi hetk koju. Siis mina ja sina lendaksime esimese. Meie lendaksime kohe. Tead, ei, ma arvan, meid hoitaks nagu kahte lihtsalt lolli, et vaadata, mis nalja me seal teeme. Rahvale meeldib ju siuke odav tsirkus, jah. Nii, aga lähme tsirkuses nüüd suuremasse tsirkusesse on sinna mõisasse, kus meil on imekaunis vallaline kaunitar. Oh my god, ma ei tea selles suhtes, et tõmbaksin joone alla ja siis üks natukene nagu kergem olla elus sellest. See oli aga nii valus episood, no ma ei tea. Mis sulle seal haiget siis tegi? Ei selles tegi? suhtes, et ainult räägiks ise endast ja... A Brigitte või? Ei, nad kõik selles suhtes see esimene teit on ju, see tüüp. Ma ootan, saad aru, mul olid pöidlad pihus, et no palun mine koju. Miks? See Erki. Miks? Täitsa lõpp, ma ei suuda. Ma vaataks nagu oma isa telekas ennast lolliks tegemas. Pane suu kinni ära, laula nii palju, ma ei suuda. Mul tekib see, tead öeldakse second hand embarrassment. Tead, mul on see tunne, et see mees ei ole oma naisest üle saanud. Muidugi, sa räägid eksist nii palju, et Brigitte ütleb, et sa räägid tast nii palju, et ma hakkan teda ise igatsema. No... Aga ju siis ikka selles midagi kripeldab. Ja see, et avalikult julgeb öelda, et naisega läks sellepärast pekki, et ta ei kohelnud teda hästi. Ja sa ütled oma vallalisele kaunitarile seda. Yeah. Ma küll ütleks, okei, sa juba andsid mulle märku, et sa ei suutnud oma abielu hoida tervena. Miks ma peaks nüüd erand olema? Jaa, aga inimesed õpivad vigadest. Ei, seda küll, aga nagu näha, siis ta tahaks veel õppida selle eksiga neid vigu uuesti, sest ta on väga kiindunud sellesse inimesse ja näha, et ta sai väga haiget, et see naine ta maha jättis. Jah, aga vahest me hindame neid asju rohkem, kui ma olen nendest ilma jäänud. Jah. Ma mäletan seda, kui ma eile oma smoothie ära viskasin poole pakli pealt ja siis mul oli kõht tühi. Okei, aga hästi naljakas on see, et nad läksid siin ratsutama, on ju, ja siis BSH läks kohe lukku, sest ta ei saanud sellega hakkama, on ju. Ja siis ta jonnis ja siis ta oli ilgelt uhke. Issand, see mees nägi, et ma jonnis ja ta seisis mu kõrval veel. Mis ta pidi tegema? Sina olid ju autoroolis. Mind hämmastab see, et BSH on ju, whatever on ju. Ta pannakse autorooli, minu arust oleks väga gentleman'e härrastmehelik, kui mees oleks roolis. Aga see naine on mis selline kontrollfreak, et tal on vaja roolis alla. Minu arust oli ilusam, kui mees oleks roolis ja naine istuks kõrval. Jaa, nõustun, aga ma ei teagi, miks Brigitte niimoodi rooli hüppab. Et mina nagu selles kontekstiks näeks parema hea meelega, kui mees oleks roolis ja siis nagu naine istub kõrval. Ja siis nad läksid sinna piknikule ja siis ta hästi naljakas ütleb, et see oli kõige ilusam date selle saate jooksul temal, seal pikniku ajal, kus nad suutsid üksteist avada ja siis Erki ütles ka, et mul on väga hea meel õppida sind tundma nagu väljaspool seda, milline sa oled, on ju. Aga olgem ausad, on ju, ma ei saa öelda nüüd seda, et me loeme seda, et meedia on nagu loonud Brigittest nagu kohutava monstrumi. Siiski on see, kui ta ütles, et ta ise on esimese saatest on skandaalitar, siis Brigitte ise teab, mis materjali ta toodab meedia jaoks. Et öelda, et temast on tehtud selline nagu monstrum, see on natukene nagu väga-väga arusaam. Ja neiule, kellel meeldib nii väga tähelepanu keskel olla, siis ta peaks nagu sellega nagu harjunud olema, et teda näiteks ühes kindlas valguses. Jah, aga nagu kommentaare lugeda, siis ta ikkagi kuidagi tuleb sellest negatiivsest valgust välja ja kui kunagi ta artiklite all olid enamjaolt negatiivsed kommentaarid, siis aina rohkem näeb seal positiivsust ja oi, ta on ennast nii muutnud, ta näitab hoopis teisest küljest, et ta ei ole muutnud ennast, ta on endale advokaadi palganud. Või siis võib-olla tõesti hakkab vanaks jääma, no. Ei, selles suhtes... Rahuneb maha. Ei, ütleme niimoodi, kui ma vaatan valalist kaunitari ja ma vaatan tema neid intervjuusi, kus ta räägib ise
siis ta on väga ilus ja sümpaatne, aga millegipärast, nii kui ta on nende meestega, no siis mul on küll niimoodi, et noh, tüdruk, et selles suhtes, et kas su IQ on väiksem kui su vöö ümbermõõt või? Et selles suhtes, et ta muutub nii teistsuguseks inimeseks, kui ta on nende meeste keskel. Aga kui ta istub seal ilusti seal kaamera ees ja räägib või on üks ühega teidil, ta on täiesti ilus, malbe, pehme ja siis, kui ta on nende kuttide ees, on siis see oli nagu paabulin, milleks sa seda teed? Miks sa ei näita seda joont endas kogu aeg läbi saate? Et sul on nagu, näitad ennast nagu erinevate külgede alt, et noh, sa oled seal nende meeste ees, siis ole nagu ühesugune, et kohati jääb mulje, et on mingites kohtades kohutavalt fake. Vaata, ta paneb nii, kui tal tuleb make, late outfit ja meeste juurde minek, ta paneb oma selle show business woman nagu attitude on. Kuule, sa tulid ka täna klouni meigiga tööle, see ei tähenda, sa kloun oled ju. Mainiks, et ma tulin täiesti ilma meigita. Okei. Et noh, mul on see selles suhtes, et ta on nagu hästi sümpaatne, kui ma vaatan teda, aga siis, kui see tsirkuseks läheb ja see red carpeti event oli see etiketiõpetaja, kes on mis sündinud Nõukogude Liidu ajal, kes sai red carpetil peab sokid jalas olema, red carpetil ei tohi. Mis ajastu käsiraamat talle ees on? Shawn Mendes, Hollywoodi popstar. Kui palju ma veel googeldasin eile red carpet looke? Ei ole sokke jalas. Me ei ole presidendi vastuvõtul, meil ongi stiilid muutunud. Selles suhtes, et Timothy Chalamet vaata, millega ta käib mingi korsetiga, tal on mingi selg paljas. Selles suhtes, et vaata, millised on naiste kostüümid ja meest. Ma saan aru, kui on mingi kindel sündmus, mingi heategevuskaala, seal on mingi kindlad reegli. Aga tänapäeva red carpet, oh my god, mehed ei kanna isegi triiksärki. Et nagu öelda, et see on nagu bad taste ja kõige naljakam on see, Brigitte toetab sellist asja. Ja siis ma olen see, kas sa tahad enda kõrvale mingid sellised kuiva meest või sa tahad sellist meest, kes julgeb oma stiili välja käia? Appi, see oli nagu totaalne ma saan aru, aga red carpeteid on nii palju. On black tie event, kus sa lähedki üliviisakalt Oscarite gala näiteks. Versus sa lähed Vanity Fairi peole, punane vaip on ju. Sa võidki olla funky fresh, Met Gala, sul on igal pool, vaata millisena on Met Gala punasele vaibale lähevad. Ja ütle, vaata kuidas Shania Fawkin Eestis käib, igal peal, kus ta läheb, ta näeb super lahe välja, ta on kindel oma stiilil ja mulle meeldib see, mitte see, et talle sokid mingi trussikotina tõmmatud ja lips kägistab teda, talle ei ole seda. Inimesed, olge individuaalsed ja ärge kuulake mingisugust nõustajat. Selles suhtes, et kui teile meeldib mingised asjad, et kandke seda välja. Aga ma nõustun sellega, et kui lauas istud, siis härrasmees võiks mütsi ära võtta. Ja palun eest nööp lahti pintsakul. Yeah. Mind häirib, kui see pigistab niimoodi, et kõnnid, pane see kinni, kui tahad või jäta lahti, vahet ei ole, aga kui istud, tee nööp lahti. Ja etiketilaus seal vist poisid paid natukene puusse või? No see Hesburgeris ei ole kahvleid ja nuge. Tead, mulle isegi meeldis see nali, see Hesburger nali, mitte see, et see oleks üli naljakas, aga tead, Rauno on nagu ta on ja. Ja ega ta siis päriselt ei mõelnud, et ta ei ole naist viinud kusagile mujale kui Hesburgerisse. Et ei tasu nagu, et selle etiketi koolitaja nägu, kui Rauno seda lauset ütles, langes kui šokk, horror, kohutavam asi, mida ta kunagi kuulnud, et no lase lõdvaks. Täpselt. Ja siis on see, et Brigitte läks teisele teidile selle investorpangariga ja once again on ju minu parim date. Sellest saad. Oota. Ta ütleb iga teidi peale seda. Ta ütles Kasparile ka ju, see on kõige ägedam date, kus ma käinud olen. Ja ta ütleb iga mehe kohta ka, sa oled nii äge ja kõige parem vaata. Et once again, valed signaalid, aga kuigi mulle meeldis vaadata seda teiti, see oli nagu selline siiras. Tead, hea, et Brigitte selle teidi lõpuks sealt tooli pealt alla ei libisenud, sest ta läks kohe väga keema ja käima selle ärijutu peale. Jaa, selles suhtes, et on vaja kuhugi investeerida oma influenceri rahad, vaata. Aga samas ma täiesti mõistan, miks peaks edukas naine tahtma oma kõrvale meest, kellel ei ole ei sihti ega rühti. Jaa. Nii, mis sa sellest talendis asjast arvasid? Kes sul kõige rohkem meeldis?
Minule meeldis kõige rohkem, kohe otsin, Michael, see ärijutumees. Mulle meeldis Rauno luuletus. Ja mul on Rauno kohta ka. Rauno luule oli nii nunnu. See oli tõesti südamlik. Ja ta näitab oma tõelist palet lõpuks ometi, mida ta nagu naljadega peidab. Sa näed, et tal on mingisugused katsumused elus olnud ja ta on õppinud neid maskeerima, olles nii-öelda siis see klassikloun ja see naljaviskaja ja tal on tegelikult see siiras pool ja see oli ilus. See oli fantastiliselt ilus ja see, kuidas ta nutis, kui Siim välja Jaa. selles suhtes, et see sõprussuhe ja see oli nagu hästi-hästi siiras. Süda õige koha peal. Aga mul süda nüüd ei anna rahul selles suhtes, et siis kui see nelgitseremoonia oli, on ju. Kõigepealt see PSA ütleb, et sa laulsid valesti ja see on hoiatus. Oot. See, et sulle ei meeldi midagi, ei tähenda seda, et see mees oleks midagi valesti teinud. Räägid Herkist või? Jaa. Ei, ma nõustun Brigittega. Selles suhtes, et ta oleks võinud teha lühemalt, on ju, nagu meie podcastis võiks olla pool tundi, mitte tund, aga sellegi poolest mees pingutas, see oligi talendishow eesmärk, et ei, et selles suhtes, et sul on võimalus anda esineda ja siis sa tõmbad selle mehe peale, see on sinu hoiatus, et sa laulsid valesti. Oota, nii on jah, mitte kõige ilusam öelda. Ei, ütle kohe, sa ei pea viisi, proovime teine kord teist asja. Ja siis, kui ütles Michaelile, sina ei sushi mind. Et selles suhtes, ütleme niimoodi, kui nüüd olen mina see koopamees, kui mees räägib, siis naine mait on ju. Ära vaata mind sellist Okay. Aga selles suhtes, ära sega vahele teise jutule. Võib-olla Michael seletas mingit asja, kuidas investeerida oma raha, kuidas teha ja sa sõidad sellise küsimusega vahel. Aga mis värvi päike on? Loomulikult... Aga sa nägid, kus ta ütles seda? Ei, ma ei näinud. Michael kirjutas oma seda talendishow luulet ja Brigitte hakkas teda segama. No mis sa kirjutad seal? Ta ütles, ma teen oma asja siin, vaata. Aga ta segaski teda ju. Mõttevoogu, jah. Selles suhtes minu arust on see okei öelda, kuule, palun ära sega mind. Aga loomulikult sellisele kontrollfriigile nagu Brigitte on, keegi ütles talle midagi, keegi julges talle midagi öelda. Sorry, vaata, see on nagu väga valus õpetanud, sul hakatakse elus väga palju ütlema, kõik asjad ei pea sinumoodi käima. Ja võtta see nagu kontekstist välja, Michael tegi midagi ja ta oli keskendunud, sina läksid teda torkima ja sulle öeldi, palun mine ära. Võib-olla ta ütles seda valesti, aga sa ei saa öelda niimoodi, et sind ei tohi šushida. Tohib küll, sa võid ka mulle šush öelda. Ma nii kuula sind. Et selle koha pealt oli nagu selline arrogantne. Sina ei tule ja ütle mulle, mida teha. Sa ütled kõigile nendel meestele seal, mida teha, et sulle meele järgi olla. Aga kui sulle öeldakse vastupidiselt, sa tõmbad ennast kettasse või? Jah. No ta on strong independent woman ja tal on vaja kõrvale kedagi, kes on strong ja independent. Aga sellisel juhul... Ja nägid, kuidas ta pani saba jalga vahel see Michael, kui Brigitte ütles talle, et ära enam mulle kunagi ütles. Silmad läksid suureks ja natuke võib-olla otsib tallalust. Ei muidugi, ta on ju selline kontrollfreak, et selles suhtes, et kas on ainult tema moodi või on valesti. Ja nii kaua, kui ta oma elus läheb niimoodi edasi, ta ei jõua mitte kuhugi. Aga ta on ka öelnud, et talle meeldib, kui mees ta paika paneb ja julgeb talle nagu vastu hakata, et... Ei, siis ta solvub ja käitub 13-aastane, kes ei ole saanud tšupa-tšupsi kätte. Jah, aga läks nii, et Siim oli see, kes selle kõige lühema õlakõrre sealt tõmbas ja kodu poole läks. See roos oli närtsinud. No nii kaua, kui Brigitte jälle uued roosid peenra peale panema, lähme vaatame, mis villas toimub. No, mis sa arvasid? Oh my god. Kõigepealt küberrünnak oli. Küberrünnak oli. Selles suhtes, et ma ei tea, kes selle küberrünnaku tegi. Aga mis sa arvad, kas oli päriselt küberrünnak? Ma ei usu seda. Website jälle crashis ja nad ei saa kuidagi avalikkusele öelda, et meie website ei kannata teie seda, nii palju inimesi ära, sest inimesed maksavad. Meie website ei kannata teie raha, vaata. Me ei taha seda. Et kas oli päriselt küberrünnak? Mina ei usu seda. Ma arvan, et neil on lihtsalt tehniliselt, nad ei suuda olla selle haibi kõrguse, mis on nagu lubanud ja nad ei saa hakkama sellega.
et selles suhtes neil oleks nagu mõttekas istuda maha rahulikult, mõelda, nad teavad, et inimesed tahavad seda saadet vaatada, grammatika, mis ma olen nagu pähkli ja ise rannamajast, et istuge mahu, võta juhtimine üle, ma natukene loputan suud. Et ja istuge, ma saan aru, su point on istuge maha ja arutage läbi, kus on vaja midagi parandada ja... Aitäh selges eesti keeles. Anyway, Diana Antonio, tahan ei taha, ei taha. Selles suhtes, et ma ei saa nende suhtest aru. Ja no Antonio tegi selgeks kohe. Ega sa põhimõtteliselt mu ainuke naine pole, mul on neid linnukesi veel. No, tema ei usu sellesse, et sul on üks inimene, tema tahab ringi litutada. Jaa, et selles suhtes, et noh. No mul ei ole see vastu midagi, vähemalt teeb selle selgeks, vähemalt ei mängi mänge, ei käi selja taga petmas, on ju. Aga kui raske tal on päriselt leida naist, kes oleks nõus sellega? Oleks ta gei, oleks tal kohe mitu peikat. Käivad asjad nii või? Ei tea, võib-olla käivad, võib-olla ei käi. Nii, mida sa mõtled nendest 3 mängust, ujumismängust? No, vaesekesed, need poisid tõmmati ikka täiesti võhmale. No. Täiesti oksa. Seekord olid isegi funnid mängud, sest et sa ei vaadanud 25 minutit õhupalle, vaid sul oli kogu aeg tegevus, see oli põnev. See kord mulle täitsa meeldis ja nende medalite toomine, no vaesed poisid ja et keegi sinna ära ei uppunud. Aga ja vaene see, mis ta on Stefan või? Ei saanudki osa võtta, vaatas kurvalt. Ja no ma ütlen sulle ausalt, see ujumismäng oli natuke põnev, et seal tõmmati need poisid võhmale, aga peale seda kohe torti sööma panna. Ma ei ole kunagi toetanud nagu söömis- ja joomismänge. Aga no see, kuidas Liis seda torti sõi. Nagu fat kid in a candy store. See oli vinge. Ja ma mõtlesin, et kõik need trennipihvid, et 2 kaloorid ei taha. Aga Liis on ise ka trennipihv ja ta on kunagi kogukam olnud ja ta on väga vinge töö oma kehaga teinud ja mul oli äge vaadata, et naine niimoodi kärrib. Ei no see, kuidas seda torti söödi, see oli... Ta tuli võitma. Need on väga võidujaanulised inimesed. Ma ütlen sulle, mida saade edasi, seda rohkem nad hakkavad üksteisele nuga selge olema, sest nad kõik tahavad seda raha endale saada. See on väga, väga selgelt näha. Et sealt nagu nii palju armastust ei ole, et need inimesed tahavad seal raha. Ja see ongi rohkem raha peale väljas, seal ei ole armastust midagi. Ja siis joonistamise mäng, see käis ka nagu väga kiirelt, tehke ring. Kuidas näkku nina peale? Ja. Aga ma ütlen sulle ausalt, need mängud, kui nad peaks olema nagu suhtesaade ka, siis tegelikult need mängud võiksid olla rohkem baseerides nagu üksteise hõõrumise vastu, kuidagi üksteise tundmise vastu. Kohati need mängud on liiga sportlikud, et ta on minu jaoks nagu kontekstist väljas, et nad peaksid olema sellised nagu partnerile suunatud mängud. Et nad kuidagi, kuidas ma armun inimesse, kes ujub basseinis ja kuidas ma armun inimesse, kes sööb torti, siis ma tean, kui seda pulmatorti sööb, et pean 2 kilo juurde tellima, see jätkub kõigile külalistele. No mul on siuke tunne, et me ei näegi neid arenemas kuidagi kappelitena, paaridena. Ma tahaks näha seda igavat, kus nad räägivad oma igapäevaelust. Nad räägivad oma mõtetest, millised nende lapsepõlved olid. Ma tahaks sisu näha neilt kui inimestelt ja neil omavahel seda keemiat ka. Isegi kui nad istuvadki kuskil basseini ääres ja lihtsalt jutustavad. Seda vestlusosa, jah. Kuidagi ta on nagu nii intensiivne, et selles suhtes, mul ei ole võimalus olnud peale Diana ja Antonio kedagi õppida tundma. No vaata, kogu aeg on tunne, kui sa paned ikkagi YouTuberi tegema saadet, siis kogu aeg peab content olema. Aga ma tahakski näha seda, nagu võtame Love Islandi. Nad istuvad, nad räägivad oma eludest. Ma tahakski näha seda lihtsat poolt ka. Seda nautimist, nende päeva, mida nad söövad, mis juttu nad räägivad oma vahel, mitte ainult... siit tuli draamajutt, et Annabellile tegelikult ikka Frank vist väga enam ei meeldi, on ju. Ja seda on all fun and games kuulata, see on content,
aga näita mulle, millised nad ongi inimesed, millist on nende hing ja nagu, kuidas nad on kasvanud, nagu ma tahaks seda näha, reaalsust. No ma õppisin ainult asja kohta, ta on money grabbing whore, vaata. Mis on armastuse eesmärk? Kingitused! No muidugi, materiaalsed väärtused. Ei, aga kingitused, ma saan aru, kingitused ei tähenda alati ju seda, et sa pead nüüd rahaliselt, tee mulle kingituse, et ma korra ütlen sulle 2 nädalat tagasi, et issand, ma ei tea, mu uus lemmik film tuli välja ja sa viid mind kinno seda vaatama, see on ka minu jaoks kingitus. See on žest. No jah, no minu love language ei ole kingitus, aga ma ei hakka Kas sa ei armastagi peale seda, mis ma sulle kinkisin? Ai, see oli nii nunnu, see sama fest, kus me käisime, saime teada, et me oleme natuke paksud, on ju. Madis ostis mulle ja Seidile lõhnaõlid ja no nii nunnu. Ja mu mehele ka väga meeldis. Selles suhtes, et mina tegin kogu töö ja mees tõb kodus kloori. Oh my God. Mulle kingitused meeldivad, aga minu love language esmane on ikkagi attentiveness, ehk siis see, kui sa jätad meelde väikseid detaile. Jaa, et see sa kuulad oma partnerit, et sa pöörad tähelepanu oma partnerile ja püüad läbi nende asjade teha järgmine teid põnevaks. Ja füüsiline kontakt, nagu mööda minnes, pane käsi õlale mulle, nagu kinnita, et sa, et ma olen olemas seal. Ja. Et mulle meeldib see ka või tule tee musi või kalli, mulle meeldib see. Jaa. Nii tore. Kuule, aga räägi, kes oli sinu nädala lemmik, kes on meil nädala kaanestar? Kõigi nende 5 saate peale. Ütle enne sina. Minu nädala kaanestar, oota nii, kus ta mul on siin, kus ta mul siin on, oota, nii palju, meil on nii palju märkmeid ja pabereid siin, kui te ainult teaksite. No kui sa nii kaua otsid, mul on Rauno. Rauno, milline Rauno? Vallalise kaunitari Rauno. Jaa, sorry, muidugi, mul on ka. Ja mul on ka Rauno, et selle luuletuse pärast. Luuletus ja mehed, kes näitavad tundeid ja ei karda näidata emotsioone ja olla haavatavad. Ja. 10. Nii, meil on pirukas valmis. Meie nüüd lõpetame saate ja hakkame nosima oma kuulsusnarri pirukat. Head issu kõigile ja uues saates me juba teeme mingeid uusi retsepte. Aitäh teile! Tšau! Kuulsuse. Narrid.